tervist, palju tuttavaid nägusid. Ma oleks küll parema meelega, ma arvan, osalenud selles eelmises paneelis, et see järgmine teema on palju trööstitum ausalt öeldes ja mingeid häid sõnumeid ma ei too. Aga ma proovin siiski mitte selliseks halva ilma linnuks muutuda ja võib-olla panna Ameerikas hetkel toimuvat mingisugusesse laiemasse perspektiivi ja konteksti. Ja võib-olla igaüks siis leiab ise enda jaoks selles ka mingisuguse lohutava sõnumi või idee, kuidas me selle muutuva tegelikkusega saame siin tsivilisatsioonide piirjoonel kohaneda. Laiem kontekst on oluline, sellepärast et 2024 on küll aasta, aga see on ju meie omavaheline kokkulepe, et on mingi aasta, mis algab millalgi ja lõpeb millalgi, et tegelikult on sündmused, muutused, trendid, mis on aset leidnud juba mõnda aega ja see aasta on lihtsalt üks hetk, üks 365-päevane või 366-päevane hetk selles muutuvas tegelikkuses. Ja ma arvan, et ilma liialduseta võib öelda, et selle aastaga, võib-olla väikese liialdusega, on ümber saamas üks hetkede rida Ameerika ja võib-olla maailma ajaloos, mis algas sel hetkel, kui Reagan koos teiste juhtidega tähistas Berliini müüri langemist. Et see on külma sõja järgne periood, mida rahvusvaheliste suhete teooria eksperdid nimetavad the unipolar momentiks, ehk et Ameerika unipolaarsuse hetk. 90-ndatel, kui meie sihte seadsime ja tulevikku vaatasime, siis ma arvan, et keegi ei saa meile ette heita, et me tundsime ja arvasime nagu paljud teisedki, et see hetk võiks kesta päris kaua, et maailm ongi alaliselt selliseks muutunud. Täna 2024. aastas me teame, et see hetk ei kestnud väga kaua. Piisavalt, et ka meile avaneks unikaalne ajaaken, mida võib-olla ei oleks saanud muudes tingimustes mitte kunagi tekkida, arvestades meie füüsilist reaalsust, meie geograafilist asukohta, aga see aken avanes, me andsime endast oma juhtide ja rahvaga koos parima ja pugesime koos oma naabritega sellest aknast läbi, aga miski ei ole muidugi pöördumatu. Aga see arusaam, et Ameerika unipolaarsuse hetk on mööda saanud, painab ka Ameerika inimeste psüühet päevast päeva. See on kaunis raske koht, kus olla psühholoogiliselt, tunda, et see hetk, kus maailm oli sinu, kõik kuulasid ja ootasid sind, on mööda saanud ja su kõrvale on tõusnud teisi, kes arvavad maailmast teisiti ja teevad selleks ka märkimisväärseid pingutusi, et sinu plaane nurjata. Ja see plaanide nurjamine on ka mitmes mõttes ja mitmes plaanis õnnestunud. Suures osas küll võib-olla ka ameeriklaste enda selles unipolaarses hetkes elamise bravuuri tõttu. Suuresti mõjutab ameeriklaste mõtlemist täna igavikusõdade, nagu nad ise seda nimetavad, ehk siis Iraagi ja Afganistani sõja järelkajad. Seda mitmes mõttes Iraagi ja Afganistani sõjad ja selle kulu Ameerika ühiskonnale on väga mitmetahuline. Donald Trumpi esiletõus tänaseks juba rohkem kui ütleme 11-12 aastat tagasi koos T-parteiga või sellega paralleelselt sai suuresti alguse just sellest hetkest, kui Ameerika ühiskond tajus selle trauma ulatust, mida need sõjad on ameeriklastes endas põhjustanud. Jah, loomulikult siin on suur majanduslik moment juures, milleni ma kohe jõuan, mida meie siin ei taju, seda kulu, mida ühiskond on pidanud nende sõdadega kandma, mille osas Ameerika üldsus tunneb, et need ei andnud meile mitte midagi. Ma arvan, et oli päris palju erinevaid aferiste ka siinpool ookeani, kes 2000-te alguses, kui Iraagi sõda algas, spekuleerisid suuri ameeriklaste naftahuve kõige taga. Eks ole, täna 20 aastat hiljem me teame, kas või tänu Donald Trumpile,
kes oma kampaaniakõnetes teeb etteheiteid, et temale eelnevad presidendid ei nõudnud Iraagi valitsuselt välja naftajagamiskokkuleppeid. Vastupidi, et neil näppude vahele ei jäänud nendest sõdadest midagi. Aga sellest palju suurem on küsimus inimeludest ja küsimus vigasaanutest. Nii nagu meilgi on Ameerikas kaitsevägi heas mõttes, jah, ta on professionaalne, meil on ajateenistus, eks ole, mis on kaadrikaitseväelaste välja aluseks nii-öelda. Ameerikas teatud mõttes on ainult professionaalne armee, aga üks suur sarnasus on, et Ameerika armee värbamisväli, nii nagu ka Eesti kaitseväe värbamisväli, ei ole Tallinna Inglise kolledžis, ei ole reaalkoolis, ei ole Gustav Adolfi gümnaasiumis, ei ole Hugo Treffneri koolis, ei ole Nõo reaalgümnaasiumis ega üheski teises nii-öelda katsetega või paremini edasi jõudnud perede lastele võimalusi pakkuvad koolid, vaid ka USA armee värbamisväli on Ameerika kesklääne ja lõuna vaesemate piirkondade, vaesemate osariikide sees asuvate vaesemate piirkondade kogukonnad. Et need lapsed, need poisid ja ka tüdrukud, kes sõjakoormust tegelikult on kandnud, sealhulgas neid kaotusi, on pärit nendest peredest. Ja see on väga suur osa sellest elektoraadist, vaesem või siis ütleme alumine keskklass, Ameerika patriootlikud pered, nii valged pered, aga ka erinevaid vähemusi esindavad pered, kes elavad seda kaotust, seda traumat, seda mõttetust, Ameerika seikluste mõttetust maailmas võib-olla kõige tugevamini üle ja kes on osaliselt selle suure muutuse taga, mis Ameerika poliitikas on olnud viimased 10-15 aastat, ehk kus varemalt vähem kindlustatud alamkeskklass, töölisklass, eriti ka valge töölisklass on alati olnud viimased poolsada aastat tugevalt demokraatide valija, siis see osa segmendist vähem haritud valge alamkeskklass, töölisklass, sellest oluline osa on liikunud koos Trumpiga osaliselt sõjavastasuse tuules, selle sõjatrauma tuules on liikunud nii-öelda uue vabariikliku partei taha. Aga selle terrorismi vastase sõja hind on ka teistsugune, lisaks nendele inimeludele, sellele psühholoogilisele traumale. See on ikkagi sõna otseses mõttes materiaalne, et selle kulu on väga-väga suur. Et varasemalt on ameeriklased oma sõdu rahastanud erinevat moodi, küll on emiteeritud sõjavõlakirju, küll on otse-eelarvest rahastatud ja oluliselt suurendatud sõja rahastamist teiste muude eelarvekulude arvelt. Aga antud juhul tehti seda kõike võlaga. Ja sellel on täna väga arvestatav mõju juba, kui ma ei eksi, siis äkki Ameerika võlamaksete, riigi võlamaksete osakaal on äkki 5% juures eelarvest. Ma võin praegu täiesti mööda panna, sest mul see on nagu mineviku kaja mingisugusest loetud analüüsist. See oli igatahes märkimisväärne, et ma võin follow-up teha ja pärast teile saatega. Oluline on see 8 triljonine hinnalipik, mis Iraagi ja Afganistani sõjaga kaasnes. Meile hoomamatult suur number koos inimelu kaotustega on midagi, mis rõhub tavalise ameeriklase mõtlemist, kus ka täna, kui me räägime Ukraina abistamisest, on põhiline argument selle madalama keskklassi ameeriklase jaoks lävepaku küsitlustes või uuringutes, kui ta ütleb, et kui ta käest küsitakse, et kas sa toetaksid või ei toetaks Ukraina abistamist näiteks või Taiwani abistamist või Iisraeli abistamist, siis üks põhilisi vastuargumente, kui tal ei ole midagi põhimõtteliselt Ameerika rolli vastu maailmas, siis ta ütleb, et meil on seda raha kodus vaja. Ja see ei ole seotud nagu tingimata sellega, et inimesed tajuksid, et see raha, mida me nüüd tahame eraldada Ukraina abistamiseks, on mõõtmatult suur. Aga see on osa sellest 8 triljoni dollari narratiivist, sellest kaotusest, mille eest nad tunnevad, et Ameerika midagi vastu ei saanud.
selle kõige tulemus, selle viimase 10-15 aasta tulemus on see, et ameeriklased tunnevad keskeltläbi palju vähem kui 15 aastat tagasi, et nad peaksid tingimata samavõrd aktiivselt maailma asjades osalema. Loomulikult, kes on nagu Ameerika ja Ühendriikide ajalugu uurinud või kasvõi midagi lugenud, sellega enam-vähem kursis, teavad, et see ei ole ainulaadne hetk, vastupidi, võiks väita, et kui Ameerika ajalugu viimast veerand tuhandet aastat iseseisvat vabariiki lähemalt vaadata, siis selline interventsionism või liberaalne interventsionism või oma tajutud ka strateegiliste või ideoloogiliste huvide kaitseks maailmas sekkumine on pigem olnud alati erandlik hetk Ameerika ajaloos. Üldiselt, kui seda nagu niimoodi tõmmata laiali ilusasti laua peale, seda suurt linikut, seda ajalugu, siis enamik hetki domineerivad kogu aeg Ameerika valija ja ka poliitilises sellises psühholoogias ja narratiivis käsitlused sellest, et üldiselt maailm on üks kole paik. Meile on meie geograafia andnud ainulaadse ja unikaalse võimaluse isoleerida ennast nendest probleemidest. Ameerika Vabariik on ju asutatud selleks, et eemale astuda nendest tõbedest ja haigustest, mida nad nägid, mille käes eurooplased vaevasid omavahelistes võitlustes. Ja selline isolatsionism ja sellele kaldumine on väga seotud Ameerika Vabariigi algusaastate sellise poliitilise filosoofia ja traditsiooniga. Nii et selline tagasikaldumine isolatsionismi pärast seikluste ebaõnnestumist on, mida ma tahan öelda teile, tavaline Ameerikas ja täna liigub pendel selles suunas. See on arusaadav, see on põhjendatud ka vaadates Ameerika poliitilisi vigu, milles ka meie oleme osalised olnud, sest et meile jaoks on see paratamatu olnud nendes vigades olla osaline, toetada seda riiki, kes peaaegu üksinda garanteerib. Vähemalt varasemalt oli see nii meie iseseisvust, meie suveräänsust, et meil lubatakse iseseisva riigina eksisteerida idatsivilisatsiooni perifeerias, või vastupidi lääne tsivilisatsiooni perifeerias või piirialal. See oli paratamatu võib-olla meie jaoks, aga ameeriklased reageerivad täna nendele vigadele, mida nad ise on teinud, meie koos nendega, ja pendel liigub täna vastassuunas. Küsimus on, millal see pendel peatub ja hakkab tagasi liikuma, mida selleks vaja on, millised on need uued šokid, millal ameeriklased ja Ameerika valijad tajuvad, et nende huvid on mängus ja taas maailmas aktiivsema rolli võtmine on põhjendatud. Ja see on mõlemas parteis niimoodi, need erinevad küll need määrad, need pettumuse määrad, aga need voolud on mõlemas parteis kenasti olemas. Lohutuseks muidugi, et tuleb öelda, et ega nendes numbrites ei ole ka midagi lõpuni dramaatilist, et lihtsalt on muutused, aga see ei tähenda, et mäng on juba mängitud, et ameeriklastes on veel piisavalt eneseusku ja enesekindlust ja Ameerika palju rahvuselisus on kindlasti mingis mõttes ka meile nagu positiivne, sest nad on maailmale ikkagi avatud veel võrdlemisi. Seda valimisaastat vaadates täpselt samamoodi nagu muutused Ameerikas mõjutavad maailma, olgu see Ukrainas või Eestis või Vaikse ookeani basseinis ja võimalikus sõjateatris, siis täpselt samamoodi mõjutavad maailmasündmused ikkagi ka Ameerika poliitikat. Kuigi ma rõhutan seda, see on kindlasti Ameerikas niimoodi palju rohkem kui Eestis. Ameerikas domineerivad lõpuks valija jaoks alati kohalikud küsimused, milleni ma jõuan, mis need küsimused on, mis on Ameerika valija jaoks kõige olulisemad. Aga siiski põhjustavad välise maailma šokid, probleeme või küsimusi ka Ameerika poliitikutele ja parteidele, kuidas ennast positsioneerida ja kuidas arvestada valijate muutuvate meeleoludega nende rahvusvaheliste sündmuste osas. Ja üks näidetest on seesama Iisraeli Hamasi sõda, mis alates 7. oktoobrist, kui Hamas Iisraeli tsiviliste valdavalt tsiviilelanike halastamatult tappis, siis see sõda on polariseerinud oluliselt demokraatide
erakonda Ameerikas, mis samuti muudab Valgele Majale ja julgeolekunõukogule, kes Valges Majas tegelikult julgeolekupoliitikat juhib. See on ka üks suur muutus Ameerika poliitikas, mis toimunud, võib-olla ei ole siin selle auditooriumile väga tähtis, aga Ameerikas on presidentaalne administratsioon, president on meie mõistes peaminister, eks ole, president juhib valitsust, tal on kabinet, seal on ministeeriumid, aga oluline muutus, mis on läbi viimase paari aastakümne toimunud, on, et võim on aina enam kontsentreerunud selle nii-öelda peaministri või presidendi juurde, et Valges Majas on see julgeolekunõukogu, National Security Council, kus on 300-400 töötajat, ja välisministeerium näiteks ei ole enam kaugeltki nii oluline, kui ta oli aastakümneid tagasi, et sinna võimu kontsentreerumine Valge Maja presidendi ümbert, kui president ja tema lähemad nõunikud arvavad millestki nii, nagu nad arvavad, siis nii on, sõltumata sellest, mida räägib riigisekretär ehk välisminister või ka kaitsesekretär ehk või kaitseminister. Aga jah, seesama Hamasi Iisraeli sõda on näiteks üks teemadest, mis ei ole küll nagu prevalentne valimiseelistuste kujunemises, aga on üks näidetest, kuidas see mõjutab täna reaalselt ameeriklaste poliitikat, sellepärast, et Valge Maja peab arvestama sellega, et oluline osa nende noorematest valijatest, kes demokraate toetavad, suhtuvad Hamasi Iisraeli sõjas teistmoodi, kui suhtuvad keskealised või vanemad valijad nii demokraatide kui ka eriti vabariiklaste poole peal, kus toetus Iisraelile on endiselt väga suur, kuigi ka see on veidi vähenenud võrreldes varasemate aastatega, aga demokraatide seas on see probleem, ütleme 50-50. Laias laastus on, mis puudutab poole valikut, kes sulle nagu sümpatiseerib selles konfliktis. Aga seis ei ole lootusetu, jällegi, et ma kirjeldan teile trende, aga ärge hinnake neid nagu absoluutväidetena, et kui me vaatame ikkagi objektiivselt korralike valimitega uuringuid, näiteks ka selle aasta algusest, siis endiselt olulise osale ameeriklastest lähevad nüüd konfliktid korda ja nad arvavad nii seda, et üle poole elanikest ja ligi 3/3 elanikest nii Hiina, Taiwani kui ka Vene-Ukraina konflikti puhul arvavad, et need konfliktid puudutavad vahetult Ameerika Ühendriikide julgeoleku huve. Sealt küll järgmine küsimus muidugi on, et täpselt kuidas nad teie arvates mõjutavad, ja milline see reaktsioon peaks olema. Ja palju väiksem osa, aga siiski me räägime peaaegu et enamusest või natuke rohkem kui enamusest inimestest arvavad, et need konfliktid mõjutavad neid ka isiklikult. Nii et jah, isolatsioonitrend, isolatsioonipendel liigub, aga seis ei ole kuidagi lootusetu. Arvestatav osa Ameerika ühiskonnast siiski arvab, et nende konfliktidega tegelemine on Ameerika vahetutes huvides ja väiksem, aga siiski oluline osa arvab, et need mõjutavad neid ka isiklikult. Nad elavad sellele kaasa, nad jälgivad, nad tunnevad huvi ja ma arvan, see on võib-olla kõige olulisem meile, mida me ju isegi oleme rääkinud, et oluline on mitte kaotada huvi läänemaailmal Ukraina vastu. Et täna ei ole seda ohtu otseselt olemas, et see huvi kaoks. Küsimus on, mida sellega peale hakata. Aga kui me räägime näiteks Vene-Ukraina konfliktist, siis täna demokraadid peavad seda olulisemaks, kui peavad vabariiklased või vabariiklaste poole kalduvad. Need on siis punased on vabariiklased või vabariiklaste poole kalduvad valijad ja sinised on demokraadid või demokraatide poole kalduvad ehk kalduvad valijad. Ja siin selgelt selleks põhjuseks on Trumpi efekt, kes on selles küsimuses võtnud leebelt öeldes imeliku joone. Mõni ütleks, et Putinit mingis mõttes kuidagi imetleva või tema suhtes väga suurt respekti üles näitava joone. Kuigi võib-olla ka see on liiga leebelt öeldud, aga ma hetkel nagu kaugemale ei läheks, et eks te kõik olete üht-teist kuulnud või tähele pannud. Üks oluline küsimus veel, mis päevakorral on Ameerika poliitikas ja see on olnud osa muutusest, mis kindlasti mõjutab ka meid moel või teisel, on muutuv käsitlus Ameerika rollist üldse rahvusvahelises majanduses ja rahvusvahelises kaubanduses. Et mingis mõttes võib öelda, et Trumpi esimene administratsioon pani sellele alguse, öeldes lahti vabakaubanduslepetest, nii nendes, kus oldi
kuigi naftalepe räägiti lihtsalt ringi, et nad astusid sellest nii-öelda välja ja siis räägiti see uuesti läbi, vabakaubanduslepe siis Kanada ja Mehhikoga. Teistest pooleliolevatest läbirääkimistest astuti välja, aga tuleb öelda, et Bideni ajaks see protsess on täpselt samamoodi edasi läinud ja kui oleks ka Trumpi asemel valitud Hillary Clinton presidendiks, siis ei oleks sõlmitud vabakaubanduslepet Euroopa Liiduga, mitte mingil juhul ei oleks sündinud ka seda TPIP-d või mis on see Vaikse ookeani riikide vabakaubanduslepe. Aga mis on tõsi, sõltumata sellest, kes täpselt süüdi milleski on, teised on nendesse rollidesse sisse astunud, kus ameeriklased endast nagu tühja koha on jätnud. Hiina Vaikse ookeani ümber on tundnud ennast selles olukorras väga aktiivselt. Aga olulisem point või mõte on see, et see trend kindlasti jätkub. Laiemalt võib selle kokku võtta märksõnaga, millele mina eesti keeles ei ole head vastet leidnud, seda nimetatakse de-riskimiseks või de-risking, milles on ühel leheküljel täna nüüd nii Euroopa Liit kui ka Ameerika Ühendriigid ja mis sõltumata sellest, kes valimised sügisel võidab, jätkub. See seisneb laias laastus enda majanduse ja tarneahelate ennekõike kriitilistes ja sensitiivsetes valdkondades mitte lõplikku isoleerimist, aga lahtisidumist Hiina riskist. See tähendab väga palju erinevaid asju. Selle kõrval me näeme metsikut riikide sekkumist oma majandusse, mida me ei ole näinud aastakümneid, jällegi külma sõja järgses ajas me ei ole sellist valitsuste massiivset sadades miljardites sekkumist oma majandusse näinud, nii lääne kui ka idakaldal Atlandi ookeanil. See kindlasti jätkub, ehk et sadades miljardites investeerimisprogrammid kapitalimahukates majandusvaldkondades uute tööstuste rajamisel alates pooljuhtidest, mikrokiipidest, lõpetades ka lihtsamate tehnoloogiliste platvormideni. See on protsess, mis jätkub. See ei ole midagi, mida Ameerika alustas, aga nad õpivad nii Euroopa, Jaapani kui ka Hiina pealt praegu väga kiiresti, kuidas protektsionistlikku kaubanduse, majandus- ja tööstuspoliitikat ajada. Samas selles ei ole midagi uut, jällegi vaatame tagasi vahetult enne külma sõja lõppu. 40% USA ekspordist vajas mingil moel USA valitsuse heakskiitu, 90% sellest kaubandusest, mida üldse Ameerika Ühendriigid pidasid, olid nii nimetatud vabade riikidega. Täna liigub pendel tagasi selles suunas, kindlasti mitte jällegi ajalugu ei kordu, aga see on tuttav spiraal ja kindlasti osad asjad on sarnased. Me näeme juba täna sellel mõju, kuidas on hakanud vähenema Hiina majanduse vahetu mõju USA-le seoses tariifide kehtestamisega Trumpi esimese administratsiooni ajal. Mis nüüd tulla võib, on ebaselge. Trump täna räägib kahest asjast järjepidevalt ja seda toetavad ka tema taga olevad suured mõttekojad, kes ilmselt mehitavad väga suure osa administratsioonist Ameerikas, eks ole, kui vahetub president, vahetub umbes 4000 poliitilist ametikohta. Ehk et uus administratsioon tuleb sisse oma inimestega, kes poliitikat saaks muuta. Trump räägib siin kahest asjast, ta räägib 60% tariifist kõikidele Hiina kaupadele. See on massiivne mõju ja ta räägib 10% universaalsest tariifidest kogu ülejäänud maailmale. Mida see endaga kaasa toob? Me ei ole näinud 30. aastast Smooth Halli tariifirežiimist alates, me ei ole näinud sellist kaubandussõda. Samas see ei oleks üldse üllatav, Trump on sellest rääkinud 40 aastat, ta ei usu alalistesse liitudesse, ta ei usu vabakaubandusse, ta usub ainult nullsumma mängudesse, see on sarnane väga meile ida pool oleva tüübi nagu mõttemaailmale. Ja ta on merkantilist, ja see on tema maailmas nagu loogiline ja ta on kogu aeg rääkinud seda ja pole põhjust arvata, et kui tal võimalus pakutakse, siis ta seda ka ellu viib. Sellel on muidugi mõjud ja see ei ole minu nagu pädevus arutada, et siin on kindlasti, ma arvan, nii siin saalis kui ka paljudes teistes saalides tulevastel konverentsidel on palju pädevamaid inimesi, kes
kes suudavad analüüsida, et mis on sellise kaubanduspoliitika tagajärjed juba olnud, aga me ei pea kaugele vaatama, et kui me siin imestame, kuidas küll venelased on suutnud niivõrd sitkelt vastu panna 12 erinevale sanktsioonipaketile ja USA OFAC-i sanktsioonirežiimidele, siis tagantjärgi vaadates, et kui 2014 sõda algas Ukrainaga ja venelased alustasid ettevalmistustöid oma majanduse struktuuri muutmiseks selleks, et lahti siduda oma sõltuvusi näiteks toidutööstuses, näiteks mitmetes muudes valdkondades. Jah, see ei ole nagu mingis mõistes nagu Prantsuse toidutööstus, mis neil seal täna on, aga nagu öeldakse, poest juustu saab ja see on täitsa okei. Ehk et ei ole kokku kukkunud, et see deriskimine ja üksteisest lahti sidumisel on ka tagajärjed nagu teise jaoks. Hiina jaoks need tagajärjed on olnud, et nad on ehitanud üles maailma juhtivad akutehnoloogia, päiksepaneelide tehnoloogia, AI, nad on maas pooljuhtides, seal eksperdid räägivad 5 aastat, 7 aastat, 4 aastat, eriti nendes kõige õhemates, alla 8 nanomeetri või mis iganes on ju, et aga sellel on tagajärjed, et selliste sanktsioonidega suudad sa haiget teha ainult suutmatutele, et mitte suutlikele. Viimane teema, millele ma tahaksin puudutada, mul ei täpselt aimu, et palju mul aega on, sest siin jookseb lihtsalt minutid jooksevad edasi, aga mitte tagasi, et just kui võiks jätkata veel pikalt, aga üks oluline teema, millest ma tahan rääkida, on immigratsioon, et immigratsioon või migratsioon, mis hõlmab mõlemat, on ju, et aga täna on üsna selge, et sõltumata sellest, mida sellest teemast arvata, ja sinna plusse ja miinuseid taha kirjutada. Selge on see, et immigratsioon on väga oluliselt mõjutanud nii Ameerika kui ka Euroopa tänast poliitilist pilti. Ja seal on väga palju arvandmeid, mis seda toetavad. Esimene andmestik, mis seda toetab, on see, et lihtsalt erinevate avalike uuringute järgi see on number 1 teema või number 2 teema majanduse kõrval enamikele valijatele Ameerikas. Väga palju sõltub muidugi, kas ja kus, kuidas küsida ja nii edasi, aga see on olnud väga-väga suur muutus. Ma arvan, me kõik teame, milles asi on, aga tasuks see võib-olla välja hääldada meie, kes me oleme nagu ettevõtluse, majanduse ja tööstusega seotud, oleme selles osades riikides kindlasti osa nagu probleemist olnud. Et immigratsioonipoliitika on tegelikult olnud nagu performance, kus poliitikud saavad endale lubada samal ajal 2 erineva asja tegemist. Esiteks räägitakse oma valijatele väga karmisti konservatiivsest asüülipoliitikast, aga samal ajal tuuakse sisse tööstuste tarbeks, ettevõtluse ja teenusmajanduse tarbeks massiliselt majanduspõgenikke. Ja mina ei anna hinnangut, kas see on hea või halb, vaid ma ütlen, et see on tänaseks muutnud lihtsalt poliitilist pilti. Ja see on nii-öelda top of mind teema valijate jaoks nii Ameerikas kui ka Euroopas. Ja see performance'i aeg sellel teemal on nagu läbi saamas. Eestis ei ole see nagu seda tüüpi teema olnud, kuna meil on lisaks konservatiivsele asüülipoliitikale ka väga konservatiivne majanduspagulaste poliitika olnud. Et me tõesti võtame sisse valdavalt haritud inimesi ja olemegi seal minu maitse jaoks kaugelt liiga konservatiivsed. Aga see selleks, et Lääne-Euroopas, Põhja-Euroopas ja Ameerika Ühendriikides on olnud see teistmoodi, on olnud see performance, kus valijatele räägitakse mingit voodoo'd ülikonservatiivsest asüülipoliitikast ja ei võetagi, need asüülitaotlejaid ei võeta, aga lastakse sisse miljonites majanduspõgenikke. Ja ei ole võimalik selle trilemmaga enam hakkama saada, ehk ühtaegu hoida majandust hästi avatuna, teiseks austada välismaalaste inimõigusi ja kolmandaks tulla vastu oma enda kodanike immigrantide vastastele hoiakutele. Et immigratsioon on teinud poliitika katki. Sel aastal see kulmineerub mingis mõttes nii Euroopa kui ka Ameerika Ühendriikide valimistes. Lihtsalt nendest numbritest võib-olla aru saada, et jällegi siia Eestis ei tungi palju, et ainult siis, kui venelased otsustavad saata neid siia, siis siia keegi praegu tahab tulla, muidu on nagu rahulik meil, aga Ameerikas seis on täna teistsugune. Et Ameerikas eelmisel aastal, kui me räägime ebaseaduslikult piiri ületanud
inimeste kinnipidamistest, siis neid inimesi oli 10 korda rohkem kui Euroopa Liidu välispiiril. Eks ole, Euroopa Liit 500-510 miljonit või ma ei kujuta ette, või Euroopa tähendab, Ameerika, eks ole, 340. Et see on metsik, see on niivõrd ilmselge mõlemale poole sellest poliitilist vahemikku, et Ameerikas immigratsioonipoliitika ei tööta üldse mitte üheski mõttes. Me anname endale aru, et ükskõik, kuidas me sellest teemast räägime, isegi kui see majandusele on kasulik ja vajalik ja paikab sündimuspuudujääke või aitab tootlikkust tõsta mingites sektorites, siis sellel on vahetu mõju mingites kogukondades, kus vaesem ja vähem haritud osa elanikkonnast asendatakse tööhõives, seda tööd palju odavamalt tegema immigrandiga. See on olnud see vahetu efekt Rootsist kuni Ameerika Ühendriikides. Rootsi-sugune riik suudab selle osaga probleemist paremini hakkama saada. Ameerika Ühendriigid, kus puudub see sotsiaalne turvavõrk ja võimekus inimesi kiiresti ümber treenida, harida, on saanud sellega palju-palju halvemini hakkama. Sellel on vahetu efekt, selle efekti tulemus on see, et inimeste jaoks see immigratsiooniprobleem on top of mind. See on väga suur eelis vabariiklastel sellel valimistel. Seni, kuni see teema on number 1, vabariiklased demokraadid olid veel mõned nädalad tagasi kongressi senatis väga lähedal kokkuleppe sõlmimisena, olid läbi rääkinud ja hääled olid koos, aga kuna Trump keelas vabariiklastel esindajate kohas poolt hääletada, siis nii ka läks, et muidu oleks demokraadid astunud väga suure sammu parempoolse immigratsioonipoliitika suunas, aga seda ei sündinud. Euroopa, eks ole, eelmise aasta lõpus võttis vastu uue immigratsioonireformi paketi. Trumpile, ma mäletan, heideti ette igasuguseid surmapatte. Ärge saage valesti aru, ta ei meeldi mulle, ma arvan, et ta on nagu kurjuse keastus ja väga halb meile, aga talle heideti täiesti asjatult ette mingisuguseid tema administratsioonile immigratsioonipoliitikas lubamatuid samme. Kui me teaks nagu siin saalis ka, et mida Euroopa Liit teeb, milline meie immigratsioonipoliitika on, kuidas detsembris Euroopa Liidus lepiti kokku uute põhimõtteliselt vanglate ehitamine Euroopa Liidu välispiirile, kinnipidamiskohad perede ja laste paigutamiseks, palju kiirendatud deporteerimissüsteem, kiirem äraütlemine asüülitaotlustele. Ma ei ütle ka, et see on hea või vale, aga ma just ütlen, et see kiirus, kuidas Euroopa on liikunud väga parempoolse immigratsioonipoliitika suunas, teeb silmad ette nagu kõigele, mida üldse Trump seal teha võiks, isegi kui ta nagu valimised võidab. Ja täpselt samamoodi on Euroopas ka ju valimised tulemas, nagu Ameerikaski. Täna arvamusküsitluste järgi, kui me vaatame Euroopa Parlamendi valimisi, 9 liikmesriigis juhivad niinimetatud parempopulistid ja 9 liikmesriigis on nad 2. või 3. kohal. Et see muudatus, mis ka Euroopas on aset leidnud selle sama immigratsiooni küsimuse tõttu, mis on teinud katki meie poliitika ja meie ühiskonnad. Mitte Eestis, meil ei ole neid, tuletan seda endiselt meelde, sellisel määral, et see kuidagigi mõjutaks, mis ei tähenda, et peaks rohkem või peaks vähem, nii lihtsalt on. Aga Euroopas ja Põhja-Ameerikas paljudes valimisringkondades on see suur probleem. Mulle tundub, et mulle antakse märku, et viimased 10 slaidi jäävad ootama järgmist konverentsi. Aga see mõte, millega ma tahan teid jätta, on lihtsalt see, et muidugi Trump on, kes ta on, aga osad asjad, mis juhtuvad praegu, on osa suurematest muutustest, mis on juhtunud juba mõnda aega. Ja Trump lihtsalt kehastab seda hetke ajaloos ja tema peale saab projitseerida neid lootusi, mis Ameerikas väga paljudel valijatel on. Sõltumata sellest, kas ta napilt võidab või kaotab, mõlemad, ma arvan, suht võimalikud endiselt. Aga need suured muutused on, mis meid mõjutavad ja muidugi mõjutavad niimoodi meie jaoks, ütleme, minister ütles, et ärme räägi riskidest, räägime kindlusest. Ma arvan, et see on väga õige point, et see õppetund meile on teha veel rohkem seda, mida me viimasel ajal oleme teinud. Et ennast kindlustada. Puudutagu see kaitsekulusid, puudutagu see ettevõtete valmisolekut lasta oma töötajaid tasustatult reservõppe kogunemistele, puudutagu see meie kõiksugu muud tegevist, mõtteid, kuidas kaasa aidata ja kaasa lüüa. Ma toon lihtsalt ühe näite lõpuks, et 7. oktoobrist alates võib käia
Iisraelis päris kibe andmine ja isegi Eesti saadik Tel Avivis Veiko Kala, kuigi tal on seal turvatuba, kuhu ta lastega alati saab sisse joosta, kui häire tuleb, see ei ole põhjust arvata, et see lõpuni nagu ikkagi turvaline on. Aga sellele vaatamata Intel teatas keset sõda $25 miljardi täiendavast investeeringust kiibitehasesse Iisraelis. Ja selle põhjus ei ole mitte see, et seal ei oleks riskantne, vaid et seal on kindel samal ajal, sest nad teavad, mida riik teeb, millised on plaanid, kuidas ühiskond toimib, milline on tsiviilkaitse, millised on selle riigi liitlased, kuidas ta ennast ülal peab ja ka muidugi seda, mis ei ole väheoluline, et mis on selle riigi tööstuspoliitika, et kuidas riik osa riskist ettevõtja jaoks majanduslikus mõttes, finantseerimise mõttes võtab laua pealt ära. Aitäh! Suur tänu sulle! Aitäh! Üks kiire küsimus. Muidugi poliitika on selline asi, mille üks kiire küsimus tähendab, et siis räägime pool tundi sellest kõigest veel valimistest. Aga teine variant on küsida siis Andrease käest, siis kui te sööte seda meeldivat lõunat, kuhu me varsti läheme. Aga aitäh sulle!